Eesti Rahva Autokool. Rahvasuus öeldakse, et elu tahab elamist ja pidu tahab pidamist. Kuidas olla kindel, et rooli istub täiesti sõidukõlbulik juht ja kes üldse võiksid endale alkomeetri soetada? Alkomeetrid on mõistlik osta nendel inimestel, kes käivad tihti kuskil vastuvõttudel. Et seal võetakse tihti pokaal veini või pokaal sampust ja pärast seda oleks hea teada, et ikkagi kaine peaga autorooli istud. Ja inimestele, kes eelmine õhtu on korralikult pidu pidanud ja hommikul hakkavad autorooli istuma, et teada saada, kas nad tohivad istuda või mitte. Turul on saadaval kahte tüüpi alkomeetreid, on nii odavaid kui ka kallimaid. Odavamate, miks nad on odavad, mis on kallimate vahe, on see, et on erinevad andurid seal sees, mis mõõdavad alkoholisisaldust. Odavamad alkomeetrid on ebatäpsemad. Nemad võivad oletada kuni 20%. Kallimad on täpsemad ja võivad oletada kuni 5%. Vahe on ka veel lisaks see, et kui sa puhud siia, siis on ka välisõhk mõjutatav. Siia sa puhud ainult enda hingeõhku ehk enda sisaldust alkoholis. Ja sellest saadaksegi täpsem tulemus. Vaatame, kuidas üks korralik alkomeeter siis töötab. Pärast telejoomist ei tasu kohe alkomeetrisse puhuda. Tuleks oodata umbes 15 minutit, siis näitab alkomeeter õiget tulemusi. Väike alkomeeter lubab meil sõitma minna, aga see täpsem alkomeeter ütleb, et mul on alkoholijoove ja ei luba sõita. Aga meie läheme ja proovime sõita. See auto käima ei lähe, kuna see auto on varustatud alkolukuga. Ehk peame ennem käivitamist siia alkomeetrisse puhuma. Ütleb, test ei ole läbitud, ehk oleme joonud õlut ja proovime. Tõesti, auto ei lähe käima. Alkolukk on mõistlik paigaldada firmadel, kes tahavad olla kindlad, et nende autojuht või bussijuht oleks roolis kaine. Aga ka eraisikud võivad lasta endale selle paigaldada, et rooli istudes olla kindlad, et on kained. Tähelepanu, kui jood, ära sõida. Kui sõidad, joo alkoholivaba. Terveks eluks vajalik.